No tere jälle siis. Teeme selles osas CBR-i. Jupid on olemas, mis ma enamus ära tellisin. Mul on nüüd, ma olen viieks teinud end või autonoomaks, mis on siis viie siin Hispaanias. Ja mul on ka esimene kliendileping nüüd ühe kohaga, mis ma leidsin. Jubedalt võttis aega mingi normaalse koha leidmine. Ja nüüd on põhimõtteliselt olemas see, et ma tegin esimese tellimuse ära. Kodulehel on kirjas, et kui tellida ennem kella 6 või ma räägin firmast siis, ma täitsin lepingud ära ja põhimõtteliselt siis oligi mitte lepingud, vaid siis selle taotlus, et saada kliendiks ja numbrid, asjad peab sinna panema loomulikult. Birgiti number läks ja siis üks päev helistati, äkki oli isegi järgmine päev või ülejärgmine päev ja räägiti ära firmast, põhimõtteliselt emaladu on siis Prantsusmaal ja siin Hispaanias on ka siis mingid laod, mida ma sain hiljem teada. Ma algul arvasin, et äkki tulebki ainult Prantsusmaalt asjad, et siis kui kaua see tarne on ja värki, kindlasti kiirem kui kuskil mujal saata. Ja siis täitsin lepingud ära, mis siin oli vaja ja lisati mind siis lepinguliseks kliendiks ja kodulehel nüüd leiab ka üles, kui keegi tahab midagi tellida, siis asukoha järgi siis ta paneb mind siia külla, kus ma olen, et siin mina tegutsen siin ja siis kui keegi leiab, siis on super ju. Aga jah, sealt siis sai asjad tellitud nüüd. Kodulehel on kirjas, et kui ennem kella 6 tellida, siis on samal päeval tarne, ennem kella 6 siis õhtul. Ja mõtlesin, okei, väga huvitav ja makstes siis tarne seal on ka näha, et järgmine päev enne kella 2 on jupid kohal. Ma mõtlesin, et okei, veits imelik on, et kas tõesti nagu nii rutu saab asjad kätte. Et siis on tasuta tarne, kui enne kella 2 tuleb või kui tahad saada enne kella 10 hommikul, siis on 39,90 tarne või maksad juurde, siis on kiirtarne. Ja nii ongi, et mingist summast äkki 30 € oli tasuta tarne sellele transpordile ja tellisin ära. Kell 8 tracking näitas, et hakkas juba liikuma kõige alt lõunast minu poole siia ja kell 6 hommikul, tähendab enne kella 7 hommikul oli ta siin kuskil vahelaos, minust mingi 20 kilti ja siis eks siit saadetigi siis pakid laiali kõikidele ja mina sain enne kella 1 juba oma asjad kätte. Nii et ülihea, järgmine päev juba asjad käes, ülikiire transport ja sealt saab igast manti saab selles mõttes. Aga jah, vaata, mis ma siis tellisin ja mis me CBR-il lõpuks ära teeme siis. Võtsin ketikomplekti, mis on huvitav, et saab seal, neil on osad ongi niimoodi ketikomplekti müüvad, hammasrattad, Jotti omad ja Tiidi kett. Ja see kett on üksinda kallim kui terve komplekt osta. Et siuksed diilid või komplektid seal, mis on jumal hea, et alati ma võtangi neid JS Procketi hammakaid ja Tiidi ketid on. Pole veel, JS Procketi ketid on ka ju müügil, ma pole kunagi katsetanud, need on tundvalt odavalt, poole odavalt tavaliselt kui Tiidi omad. Aga ma ei tea, Tiid on kuidagi lihtsalt igal pool jäänud silma ja siis, eks ma ise kasutan ka neid alati. Ja siis võtsin ketikomplekti, uued küünlad, kütusefilter, ma ei ole kindel, kas see sobib, võib-olla see on nüüd 11-milline otsad, võib-olla on 10, äkki saab soojaga peale, kui on nüüd väike. Võtsin igaks juhuks amordi tihendid, äkki teen, äkki ei tee, kes seda teab. Vaatab, kuidas ma saan siin selle nina maast lahti lihtsal moel, et saaks amordid kätte. Ja siis võtsin ka õli kohe ära. Ja mis veel? Võtsin kohe 3 õlifiltrit, neid 303-sid läheb suht palju, et igaks juhuks las siis olla mõned varus. Paljudel on lihtsalt need 303 ja ma võtan alati RC-d, millel on siis peal 17 või 14 ots, ma ei mäleta. Hea, kerge külge panna ja pärast kätte saada. Siis loomulikult õhufilter ja ega rohkem siin polegi midagi. Mitu seda, väiksed 250 millised pidurivedelikud ja siis ka 2 liitrist. Et kui on vähe vahetada ainult üks ratas, siis saab sellega hakkama. Kui rohkem, siis see liitrist kasutada. Ja võtsin ka seda siis naha hooldusvahendit, et äkki saab istet natuke teha.
et kas või lihtsalt üle teha. Ma arvan, et noh, välimuselt iste vist paremaks ei lähe. Ma siin korra prooviks panin peale, aga siin pole väga midagi näha. Noh, see on lihtsalt kullunud koht, ega seda vist niisama enam ei parandagi. Et kui siin külje peal on, siit on natuke näha, siit läigib palju rohkem, et siin pole enam seda. Panin jah peale ja üli hästi lõhnab. No see on ikka nii hea lõhnaga, et seda võiks hakata igale poole panema, nahatama siin, kaitsma asju. Ja siin pole rohkem. Ja võtsin ka siis sellise esiratta kinnituse, mis siis sealt eest on siis, noh, see on kilekotis, sealt see eest siis kinnitub kuskile poltidega ja siis äkki ma saan selle teha mingi kronsa talle autosse panna selle polditavana, et saaks ära võtta kui vaja ja kergem transportida rattaid tulevikus. Vot ei, rohkem mul siin midagi huvitavat polegi. Nüüd on vaja hakata kuskilt otsast sellega pihta. Kust otsast? Seda ma ei tea. Et vaatab, võib-olla alustangi, jäta viimaseks õli, sest siis ajan mootorratta välja, lasen soojaks õlid või õli ja siis teen selle õlivahetuse ära. Aga alustan, ma arvan, paagist, paak maha, küünlad, filter, õhufilter ja jahutusvedeliku saab ka ära teha. Ma ei tea, mis värvi seal sees on, selleks ma jahutusvedeliku ei tellinud, mul on siin kuskil all on olemas. Rohelised liitrised potsikud on seal olemas, et äkki roheline sees, siis paneme rohelise sisse. Kui ei ole, siis saab teinekord teha seda. Aga noh, saab vaadata, kuidas siin asi käib. Kindlasti on rämedalt lammutamist, sest et kõik on kondlid täis. Ma arvan, paaki juba niisama kätte ei saa siit, sest siin jookseb ta kuidagi alla. Nii et saab huvitav olema, aga hakkame lammutama. Esimese hooga väga palju tehtud ei saanudki, sest et küünlavetit pole, ei saanud küünlaid teha, aga kütusfiltri sai vahetatud ja õhufilter, vana. No põhimõtteliselt tutikas, et siin väga mingit mustust sees polegi. Poleks pidanud vahetama, aga kui juba uus oli olemas, siis vahetasin ära. Eks järgmine kord tean, et mul on olemas üks see 1604 filter, siis ei pea järgmine kord tellima, kui tuleb mingi ratas. Mis veel? Loomulikult mõtlesin, et noh, nagu ma rääkisin, paagi jaoks kindlasti kõik kondlid asjad lahti, nagu uuematel ratastel käib, on ju. Ei, iste ära, küljeplastikud ära, üks polt, teine polt, paak maha, no siit kütusefilter ka lahti, filtri küljest voolik, korras paak maas. Siis mõtlesin, davai, küünalde jaoks kindlalt kõik kondlid maha, et saaks külje peal ligi või kuskilt. Mõtlesin, et okei, proovin siis üle alt, võtsin kõik lahti, õhufiltri, kopsiku, kaaned, asjad maha, et äkki saab ligi. Ja vaatan, siin on ju tegelikult luuk. Luuk tuleb ära ja kohe ligipääs. Aga kuna küünlavõtid praegu pole, siis ei saa seda teha. Nii et vahet ei ole, siin on ligipääs olemas kõigele, et jah, saab siit üli hästi vahelt kätte. No üli hästi ei saa, aga noh, niimoodi, et mul ei ole vaja seda siin lammutada. Jahutusvedelik tundus, et on sinine, liiga siuke sinist värvi võrreldes. Ma ei tea, kui hästi kaamerast näha on. Aga vist pigem rohkem sinine kui roheline. Et siis ma võtan pigem sinise, sellega pole nii kiiret ka. Jällegi ülikerge vahetada. Paak tuleb 2 poldiga lahti ja plaks, uus vedelik sisse, alt välja, korras. Mis veel huvitavat? Mitte midagi rohkem. Kütusefiltri vahetus oli kerge, uus on küljes. Oli täpselt 11 millised otsad mõlemad. Nii et läks õnneks, vana on siin. Eks ta
väga näha ei ole, aga veits must on. Jah, ilm läks üliilusaks, soojaks, nii et pidin ukse lahti tegema, loomulikult hommikul tulen, on külm, küte sees, pärast läheb soojaks uks lahti. Jah, praegu ongi siis see, et eks ma hakkan ketti vahetama, kuna ma ei saa praegu midagi muud teha eriti. Vahetan keti ära, mõtlen esiamortide peale ja mingi hetk ajan siis ka ratta välja. Siin on natuke tume filmida nüüd. Vot, aga jah, ega siin tundub päris kerge töö oled selle rattaga. Midagi siin keerulist ja rasket pole. Vot, esimene kord, ühe korra, 3. kord on kohtuseadus ja siis veab vähemalt rattaga. Aga lähme siis tööle. Või tegelikult ei lähe, ma lähen teist asja filmima nüüd. Vot, ja siis mingi hetk 2 sekundi pärast ma võtan ketti siin maha. Nii väike vahekokkuvõte siin. Mõtlesin, et ajan tsikli välja korra, kuna ilm on ilus, päike paistab, siis ajan ta natuke varjulisemasse kohta ja pesen ta puhtaks. Et no ta on ikka päris räpane. Igalt poolt siit on must. Panen siia, või võtan teiselt poolt ka selle plastiku eest ära, kondli, ja siis saab igalt poolt natukenegi puhtamaks teha siin küürida, kui ta juba mul niimoodi lahti on. Katan siin akut natuke kinni, panen mingi kilekoti peale ja siis on hästi. Ennem kui ma ütlesingi, teen ennem ära, kui nüüd uue keti ja hammakad külge panen. Ratas ajutiselt alla tagasi ja välja. Ja mis siin veel toimub? Mul jõudis tööriista käru Eestist kohal lõpuks ja mõned mainid veel, see mootorratta tööstuk jõudis ja no miljonites asju tuli siin koos tööriista käruga. See oli täis pakitud mul igast manti, siin on kõik asjad, siin on siis keermestamiseks või need helikolli asjad on siin igast mingid siuksed kaapimisasjad, kõike ja tõmbemutrid ja tõmbemutri siis tõmbajad ja no kõike. Ja siis, miks mul see siin seisab? Siin oli see täiesti küljest mordunud, see oli ennem juba liimitud, alumiinitükk oli siin küljes. Ülemine murdus ära, mõnus see polk enam küljes ja need 2 tükki siis. Need liimisin siin ära, natuke siit, tuligi ilusaks läks, ilusamaks. Natuke võib-olla liifin, see jääb kõik alla peitu, aga põhiline, et see jääb hoidma. Ja jah, ega see rohkem ei olegi. Siin on lihtsalt mul seapesa, ma ei tea kuhu. Mul laud asju täis, see asju täis, see laud asju täis. Siin oleks riiulit juurde vaja, et saaks asju majutada. Aga ma ei tea, siin on kitsas. Odi, aga mis siis ikka, ratas alla, õue ja pessu. Ennem kui välja läheb, siis siit puhastin ära. Ma nüüd nii palju vaeva ei näinud, sest neid vahesid on ülihalb teha, nendele ma ei saa ligi. Aga suurem osa siit sai kõik puhtaks tehtud. Mul on pilt siin siis ka, kuidas ta enne oli. Ja jah, enne ja pärast pildid vist jooksed siin videos peal. Ja see samamoodi tagumine porikas ja ketikoda oli rämedalt mustust täis. Aga ma teda nüüd uueks ei küürinud, nagu ma tavaliselt olen siin teinud. Võtsin suurema sodi maha, kõik siukse, ongi suurem sodi maas ja see jääb peitu ja ma arvan, et ei ole mõtet neid niimoodi küürida, nagu ma olen küürinud. See samamoodi sai siin puhtaks tehtud. See kõige hullem ei olnud, veits mustust oli, aga mitte midagi hullu. Et need on nüüd head. Ja siis jah, panemegi asjad, võtame siit selle veel hammaka ja paneme kõik rattale külge tagasi ja lähme ajame õue ja võtan teiselt poolt siis selle samamoodi küljekondle ära, et saaks mootorit vahelt pesta.
ja tsikkel tagasi omas kohas. Sai puhtamaks küll, ütleme nii, et noh, ikka sai siin, aga mis veel sai? Siin sai värvi maha ja siin, noh, eks siin ole näha, et siin on spreiga ikka või ma ei tea, kas spreiga või siis pintsliga tuunitud seda. Jah, ega plastikutel ka tegelikult mõndades kohtades näha. Siin vist väga ei ole, aga noh, siin on näha ja siin need rohelised triibud on tõmmatud pintsliga, tundub ja et siin ikka seda tuunitud on. Samamoodi mootori gaas on värvitud, mis koorub ilusti maha. Ta ongi vist äkki, või ma ei tea, miks siin siuke triip on, kas siit siis tõmmati, mis plastiku taha peitu jääb, seda ei värvitud väga. Aga noh, mis me ootame 89 aasta rattalt. Tuuningut on tehtud eits, aga mitte midagi hullu. Mis veel? Ega rohkem olegi. Ma lasin veega juba siin seda puhtamaks, kuivemaks, kõiki kohtasid, mis sai. Noh, mis siis on elektroonika asjad ja niimoodi. Siin oli, ma kahjuks ei filminud seda, aga siin oli räigelt täis kõik seda soppa ja siukest, kuna ta ratas oli ka natuke off-roadi teel või noh, kruusa teel ja siuke sopasel teel, siis siin on näha, et siin on ikka sõidetud, sellega mitte pestud. Et õlifiltri juurest oli kõik korralikult soppa ja mulda ja asju täis. Aga sai puhtamaks, nüüd on pärast kergem õli vahetada. Ega rohkem ei olegi. Nüüd, mis teema on? Mul ei ole neid kuskil panna, mul ei ole siin, no nüüd on laud natuke puhtam, kui ta ennem oli. Aga siin on kõik kaos, õlid kolisid sinna praegu. Siin laual natuke tegin ruumi, aga see on kaos, täielik kaos. Kõik on asju täis. Nüüd ma mõtlengi, ma hakkan natukene siin ruumi tegema. Meil on siin mingid asjad, uksed, värgid, mida ma siis hakkan kasutama. Ma teen mingid mitte kõige ilusamad asjad, aga siuksed, et ma saaks lihtsalt funktsionaalsed asjad. Proovin siia mingi riiuli või siukse asja teha laua külge siis, et saaksin asju panna, sest et no lihtsalt mul, kus ma panen kõik need asjad. Mul on ju, siin on 1, 2, terve põhjust, 1 riiul on praegu KTM-i asju täis. Siin all, see ongi põhimõtteliselt ainuke, kus üleval ei ole, on õlid nüüd. Et siin on vähe ruumi. Ja mis ma avastasin, kui ma hakkasin seda foam kanni sealt võtma, siis, kus see on? Siin on mingi tüüp käinud söömas meie liimi. Siit alt ära kivistunud ja siis ta tegi ja nosis seda. Nüüd siin on päris palju siukest pudi tekkinud. Loodan, et ta ei sure mulle siia kraasi ära, sest siis haiseb, äkki läheb kuskile õue surema. Aga jah, nii on praegu, et vaata, milline see ruum siis praegu on. Ma loodan, et pärast on natukene puhtam. Siin saab, jah, peab ruumi juurde tegema. Polegi ammu teinud üheski osas või noh, mingites osades siin seda garaažitööd siis tsiklite kõrvale. Natuke aega olen siin teisi asju ka teinud. Teeme siis garaažitööd ka siin vahepeal. Vot, teeme ruumi juurde. Vaatame siis nüüd puhastatud töökoja üle. Siin väga palju otseselt ei muutunud. Alt läks igast tööriistu vähemaks, mis sai ära paigutatud ja siia jäid siis riided, mis on vanad riided, mida ma kasutan siin, et asju puhastada, et ei peaks alfakaid nii palju kasutama ja noh, need kestavad palju kauem. Laua peal on siis põhimõtteliselt veel mõned tsiklijupid, kindad, mingi salfakas ja noh, ongi, ega siin midagi ei ole. Siin väga palju ei muutunud, kõik kruvikad kadusid ära. Sest need kollisid nüüd siia ilusti puhastatud tööriistakass kärule, nagu vanasti, nagu Eestis mul olid kõik siin niimoodi, kohe hea võtta, mugav. Vaatame selle veel üle. Siin on praegu siis Suzuki varuosad, Honda varuosad, Suzuki varuosad ja lihtsalt, mis siis on üle nii-öelda. Siia sai natuke ruumi tehtud, siit said asjad ära kaotatud, mis siin ennem olid siis igas seibid ja siuksed asjad. Jah, ega siin rohkem tegelikult midagi ei muutunudki. Kõvasti sai ruumi juurde ilusamaks. Et tulevikus loodetavasti ei kogune terve riiul täit KTM-i asjus ja niimoodi ja siis kasutabki kas neid siis varuosa riiulina või millegi asjana. Kärul, mõned need sinna. Siia siis sai sahtlik korda tehtud.
et kasutasin mõnesid neid plastikkarpe, jumala head, et noh, natuke sorteeritud asjad siin on ikka seapesa, aga alati peab olema seapesa asju ka siin ja siin samamoodi. Kõik on omal kohal, ma tean täpselt, kus mis on, las olla. Ja siin ka, et noh, siin on siis eritööriistu rohkem ja siuksed asjad. Et käru on korras, pealt puhas, mõnus. Ja siia siis tekkis kõige rohkem ruumi, et siin oli ennem kõik, terve laud oli asju täis. Eks ja veel vaja paremaks teha, sest laua all on tegelikult päris palju rattajuppe, mida seal vaja ei ole. Noh, on vaja, sest mul pole neid kuskile panna. Aga nii on. Siia läksid ratta rehvieeblid, ilusti riputasin. Siia siis sai tehtud kõva reklaam, lihtsalt kleepsud olid, pidi ju kleepsud ära kasutama. Haamrid, ilusti haamri rida, kõik asjad olemas. Vanad või need uued Newton võtmed siin, need lähevad ka arvatavasti mujale, aga nad võivad praegu olla need ette. Teibinurk. Siin on kummitihendid ja siin on siis elektrimant, jootekolb, multimeeter ja kõik siuksed asjad. Juhtmete jootmiseks vajalikud asjad. Juhtmete mant üldse ja kaitsmed seal. Siin on siis ka, ongi lihtsalt igast asju. Seibid, vaiskseibid, alumiiniumseibid, seal taga on siis kummiga seibid, mis on siuksed rõngad siis kummiga, tihendiga. Need stopperid, no ja siin ongi siuksed asjad siis põhimõtteliselt, mis kõik siis sai pandud. Siia riputasin veel, tegin professionaalse augu, jumal hästi sobib siia nende, mis nende asja nimi ongi, kodarate pingutamiseks. Üleval on veel siin on rohkem siuksed eritööristad, mida ma ei kasuta väga palju, et need ma tean, mis enam-vähem on, panin peale ka, kirjutasin ja siis ongi siin siuksed asjad, rehvi asjad ja igast mõõtmisteks asjadeks. Ja mõõdulint. Siia läks siis veel asju, siia jäi enam-vähem samaks kruvid asjad, mis mul siin on ja siin on siis siuke nurk. Need ma pean kilekotti viskama, need on tühjad kõik siin. Ja siin on siis need poldid, mutrid, seibid, asjad. Ja siin on mul hea mõnus segamisalus, kus ma siis teen igast liimisid valmis. Ja kasutan vanasid kodaraid. Igaks üks jätsi rohkem alles, aga ühe olen siukseks mõnusaks teravaks juba teinud, kui ta nüüd ära fokusseeriks. Et hea segada ja hea peale panna liimi. 13 kraadi, ma ei usu, et siin on. See valetab. Ja nii ongi, siin on siis ülejäänud kõik mant, nagu ikka, et üks pool garaažist koguneb lihtsalt asju alati täis, värvitud plastikut seal, siin on plastikut ja siuke ongi. Vot nii, siuke see elu on. Nüüd põhimõtteliselt ongi, sai palju puhtamaks, et igalt poolt ratast ja võiks homme, täna oleks terve päev selle peale siin, kõige hullem oligi see asjade paigutamine. Et see riiul on täiesti lihtsalt kiirelt kokku klopsitud, mitte midagi ma siin ära ei leiganud. Need jupid, mis olid, kõik läksid käiku, tüht juppi alles jäänud. Aga sai päris hea, et täpselt nii, et saab kõik asjad ära panna ja idekas. Ja homme siis ma alustan, jätkan tööd. Nüüd on mul küünlavõitmed, kõik asjad olemas. Teeme siin asjad ära, rattad alla. Mingi hetk peab jahutusvedelikku tellima ja tööd on, aga mitte üldse nii palju. Ja siis äkki saabki rääkida mingi osa. Ma tegin selle omaniku vahetuse internetis ära ja vaatame, kas see läheb läbi või mitte. Praegu ei ole veel läinud, aga seda vaatame. Vot, aga järgmine hetk ongi siis see, kus ma juba hakkan ratast suhtegema.
räägime juttu ka vahepeal, polegi siin midagi rääkinud vahepeal. Noh, videos on kindlasti see ülikiirelt käinud, mul on siin ikka tunde ja tunde ja tunde läinud. Millest alustan? Ratas sai alla, kõik on kinni pandud mõnusalt, hästi. Nii mõnusalt, et isegi seda neeti tehes suutsin ühe natukene liiga kõvasti kinni keerata. Sutsukene panin veel juurde ja kohe tuli mõra sisse siia Masterlingi needile siis. Nii et jah, peab uue tellima. Oleks võinud kohe 2 tellida, sest pole ammu või neetinud ja siis äkki mõtlesin, et ma ei mõelnud midagi, aga oleks võinud võtta, et igaks juhuks, kui läheb pekki. Ja läkski pekki. Pole hullu, nii hull see seis ei ole, sellega saab sõita ikka, aga ma tellin selle ära ja mingi hetk paneb külge. Tagumine rattalaagertahk ka nagunii vahetust, mida mul ei ole praegu. Et siis tuleb ta nagunii siin kõik veel lahti võtta, pole hullu. Sellega on siis hästi põhimõtteliselt. Mingi hetk vahetab tagalaagri ka ära ja kettil selle Masterlingi. Mis siin ees toimub? Millalgi mainisin nii mõnus, võtad küljega selle kondli eest ära väikse luugikese ja juba hakkad tegema küünlavahetusi. Esimesega oligi niimoodi. Teisega enam nii ei olnud. Teist nii kerge ei olnud. Siis on radikas siin lahti täiesti võetud. Pasuna pidin lahti võtma, et radikas veel ette liiguks. Voolikud siit kõik lahti kinnitustest. Siis sai see pool tehtud. Siis läksime teisele poole. Teise pool, pealt ei pidanud siin ära võtma. Teise pool võtsin siit pealt ka ära. Siis siit on lahti tehtud radikas nii palju ees, kui saab. See voolik kahjuks blokib. Ma ei taha jahutusvedelikku veel jälle lasta, muidu oleks võinud lasta ju ja siit lahti teha, oleks ruumi juurde. Aga ma tahan veel õli vahetada siin ennem jahutusvedeliku vahetust, sest ma pole midagi tellida viitsinud. Et proovibki mingi aeg nüüd soojaks saada siin. Praegu enam vist ei saja, vahepeal sadas päris kõvasti, kuigi maapind on jälle kuiv. Et suht soe on, õnneks kuivab ruttu ära. Siin küünal lahti võetud, tehtud enam-vähem. No ikka väga halb tegelikult, nii vähe ruumi. Ja siis nägin, et see süütepooli, see kate või see, piibu, see siit on lahti, oli teisel, oli vahe sees. Mõtlesin, et on arvata, mis sealt saama hakkab. Seda oli juba raske lahti seal saada, kolmandat siis. Ja mis ma siin kasutanud olen siis? Mul on siin igas siuksed vahepikendused ja siin on ikka on läinud. Sellist asja on vaja, siis sellisega ja ikka jamamist korralikult. Endoskoop on ka väljas, sest et piilusin sinna pärast küünlasse, kui ma ära puhastasin selle roostes küünlaaugu, et kas see on ilus. Siin on siis näha, põhimõtteliselt järjekord lähebki nii. Esimene, mis siin pool siis on, tehti ära, vaadati, nii hea, uus pandud. Siis saadi aru, radikas vaja lahti võtta. Hispaanlased väsisid ära. Edasi pole viitsinud teha. No mingi aeg on tehtud, on ju see ka. See on alles hiljuti tundub, siis on see tehtud. Kolmandat, seda ei ole kunagi tehtud. Siin saadi kohe aru, et sinna ligi ei saa. Et liiga palju tööd siin hispaanlaste jaoks vist. Ja see ka tehtud mingi hetk. Aga jah, siin ongi kork on lahti tehtud, enam tagasi jõutud suruda, sest nii kaugel oli vaja minna. Jah, nüüd on siin küünlad siis tehtud. Mis me siin ikka halvasti ütleme teiste kohta. Ju pole lihtsalt, ongi vett saanud ja natukene ja rooste läinud ja keegi pole viitsinud vahetada. Huvitav, et ainult üks küünal nii ilus välja näeb, aga teised mitte. Et kas siis tõesti jõutigi ainult üks vahetada või ma ei tea. Praegu on nii, et ma panen kokku tagasi ta kõik. Mitte kõik, ainult siit selle ülemise osa. Seda ma ei viitsigi filmida, sest ma ei viitsigi kaameraakut vahetada ja mis siin ikka filmida on. Lihtsalt paar plastikut tagasi, radikas kinni, see kinni. Siis, kui sadama ei hakka, ajan ratta välja. Lähen isegi tiirutan mäest alla, las käib soojaks. Vaatan, kas ventikas töötab ees ja siis tuleb tuppa tagasi, laseb õli välja, vahetame selle ära. Ja mis meil on? Ega meil rohkem midagi olegi. Kett on ka pingutatud. Ja jah, nii on. Siin midagi keerust ei ole. Kett on, ma ei tea, kas ta on natuke pikk või, aga ta on päris tagasi, et võib-olla üks lüli võiks väiksem olla, kuigi võtsin ratta järgi komplekti kohe. Ma ei tea, mitu hammas siin ketil olema peaks, ma ei viitsinud vaadata ka. Komplekt tuli, hammakad on kõik õiged, aga lihtsalt kett tundub nagu võiks suts ühe hamba jagu võib-olla lühem olla. Aga siis võib-olla tõmbab selle vahe liiga kokku. No praegu on hea, saab pingutada, saab sõita. Pole hullu, kett on mõnus, siuke
hästi pingul ikkagi. No praegu on rohkem maha läheb, siis on vähem, aga 15 kuni 25 milli vist oli see vahe ülevalt alla. Jälle pikaks jutt läks. Panen kokku, ajan välja. Super. Ei, aku saab tühjaks. Mis meil siis nüüd toimus vahepeal? Ratas läks välja, tööle ei läinud. Esimene kord oli see probleem, et ma ise olen loll. Mul oli off'i peal see, mitte run'i peal, ehk siis ei läinudki tööle. Loll süsteem, mootor käib ringi, aga põhimõtteliselt siis pumpi asjad, elektrit pole nii-öelda pumbal ja sädet vist ka ei ole arvatavasti. Ja käima ta ei läinud, aku oli ka juba suht tühi, nii et aku sai tühjaks ennem. Siis ajasin tuppa tagasi, panin aku laadima ja puhast või kreemitasin istme ära. Ega siin midagi ei muutunud. Täpselt samasugune näeb välja. Siit on kulunud, kuuma saanud või päikesega. Ja midagi ei ole, jah. Lõhnab hästi lihtsalt ja see ongi kõik. Siis oli veel aega, liimisin. Siin oli tükk puudu, mis tuli ära. Selle liimisin tagasi. Siin all, siia liimisin. Siit, sest need veel katki polnud, aga mõrad on sees ja sellised rabedad kohad, need said liimitud. Seda ei tahtnud tagasi panna, sest siin oli väga siuke nõrk ja lahtine. Siia panin liimi ja seda seal liimisin veel. Et mis ma teadsin, kus katki on või mõranemas, siis liimisin need ära, et oleks parem tagasi pärast kokku panna. Ja jah, ega rohkem ei olnudki. Siis kui ma tööle sain, siis ma ajasin välja tagasi, kui iste oli tehtud ja asjad ja akud laadinud. Siis ajasin ratta välja, panin tööle, aga ei tööta normaalselt. Viimased 3.-4. silinder ei tööta, sest et väljalaske kollektori toorud suhteliselt jahedad, saab katsuda rahulikult. Et töötab 2 silindri pealt ainult. Ja jah, ega muud ei olegi. Säde on olemas, ma kontrollisin üle, võtsin piibu juhtmed maha, panin küüla otsa, vana küülna, ilusti sädeleb, see on kõik korras. Nii et on läinud karpa arvatavasti. Ma hetkel muud ei tea. Ja ma võtan siis karpa maha. Ega see nagu nii halba ei tee, see karpa mahavõtmine ja puhastamine. Et teeb selle ära, ma tellisin uued tihendid ära, need jõuavad küll järgmine nädal alles. Et jah, selles mõttes pole vahet, ma teengi ta ära, puhastan ära ja kõik need asjad. Aga see on kõik tegelikult juba üldse järgmine osast, ma ei viitsi enam seda teha siin. Siin osas on piisavalt asju näidatud. Jah, jätabki selle õlivahetuse asjad siis järgmisse korda. Ja natuke on järgmises osas tööd siis. Karpa, õlivahetus, jahutusvedelik. Kindlasti äkki midagi veel, mis mul meeldile. Rattalaager, amordid. Peab seda vaatama, kuidas see mootorratta maast lahti saab esiotsa. Et tööd on, aga mitte väga palju. Enne ma panen tööle kindlasti ja siis vaatame, mis teeb. Vot nii, aga praeguseks ongi siis kõik. Natuke sai tehtud. Isegi töökoda sai selles osas vist tehtud siin korrastatud ja väga hea. Vot, aga siis on hästi. Davai, tšau siis!